19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tulevikku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Kohapeal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisid ka nii. Kungla rahvas. Ühine jõud. Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Marippu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eestist.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 61 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna siis sellised küsimused. Aga siin alustaks koheselt siis vaataja küsimustega, et meile on siia kirjutanud siis meie ühine tuttav ajakirjanik Tõnu Kalvet, et on meilt soovinud teada saada. Kui Euroopa Liidu asjaomase ametkonna loodavasse kütuse jälgimiskeskusesse leitakse soe koht ka Andres Saukasele, kas ta suhtumine rohepöördesse muutuks siis leebemaks? Kas Andres leiaks siis ühisosa nendega, keda ta seni karmilt on arvustanud? Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati soovin. Ja hakkame neid küsimusi kohe siis vastama, aga väga hea, kui inimesed küsivad ja on oluline, see arendab nii mõistust, nii mul kui ka vaatajatel. Ja proovime nüüd hakata nii, nagu ma ütlen, alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima, kuidas on. Ja küsimus on päris ilus, tal selline väike intrigeeriv küsimus, et kui ma saan sinna sooja koha, näiteks mis siis tegema hakkan seal. Ma hakkan tööle, nii nagu ma olen siiamaani tööd teinud, mina ei oska kontoris istuda. Mul see laiapõhjaline tool, see võib olla ka taburetitaoline või midagi sellist. Ja kui olin kohalikus omavalitsuses, Lihula linnavalitsuses, tollal veel, kui see nõukaaeg lõppes, siis ma olin majandusnõunik kui ka Lihula elamu direktor, nii et mul oli 2 tabureti, ühe pealt küsisin, teise pealt vastasin iseendale ja raha ikka ei tulnud. Nii, ja mis siin muutuks rohepöördesse leebemaks, mis mõttega leebemaks, ongi see rohepöör on ju lõppemas. Põhiline on nüüd vaadata, palju üldse kütust on, sest siin eelmises saates, kui mäletate, soovitan üle vaadata, terve Euroopa Liit kuidagi moodi ei tea, kui palju kütust on ja droonidega jälgivad kütuse mahutit pealt, vaatavad, aga kaaned on peal ja seal oligi sämbritega ja kuidas selle mõõdavad ja see on. Ja kuna
nagu siin praegult ka on olnud ka sellised jutud, et riigikogulane, et tal on need kuluhüvitised ja värgid nagu meil, siis ma arvan, et need kuluhüvitised on ka sellel soojal kohal, kes kontrollib ja annab nõu, nii et ta on liikumises, sest suures selles soones mul on nii igav hakkaks istuda. Nii et ühesõnaga jätkame seda mitte karmi, vaid faktidele toetuvat tegevust ja rohepööre saab otsa, nii nagu see punapööre 1917 sai otsa. Nii et järgmine küsimus, palun. Jah, siit tulebki järgmine, et küsimus tehnokraadi tegijaile. Kas Eesti elanikel on põhjust rõõmustada, kui Venemaal peaks tekkima kütusepuudus? Seda küsimust esitama ajendas mind Eesti Rahvusringhäälingu internetilehel 12. juunil 2026 ilmunud uudis. Meedia Venemaa kütusekriis on jõudnud Siberisse ja Kaug-Itta. Vahendas Andres Raid hiljuti uudist, et lääneriigid olevat mullu ostnud Venemaalt rohkem naftat ja gaasi kui eales varem. Kui Venemaal peaks aga tekkima kütusepuudus, siis on loomulik eeldada, et esmalt tõstab välismaiste ostjate nafta ja gaasi hinda. Seejärel aga loobub välismaale müümast hoopiski. Viimati mainitud lahenduse korral tuleks lääneriikidel osta naftat ja gaasi siis mujalt. See tähendab, et ühtlasi ka tunduvalt kallimalt kui seni. Tunduvalt kallimalt hangitud toode aga tuleb tunduvalt kallimanna kätte ka Eesti tarbijale. Pealegi mõjutab kütuse hinna tõus peaaegu kõige muude toodete ja teenuste hinda. Mõistagi mõjutab neid ainult ülespoole. Seega, kas Eesti elanikud ikka peaks selle üle rõõmustama? Üks tähtis asi veel. Kui ajakirjandus väidab, et Venemaal olevat tekkimas kütusepuudus, siis kus on pärit nii täpsed andmed? See eeldab, et võitjad ise teataks täpselt, kui suured on Venemaa kütusevarud. Sest alles siis saab teha vajalikud arvutused ja väita, et kütust napib. See omakorda eeldab, et väitjal oleks Venemaaga nii head suhted, et ta pääseks kohe ligi nii olulisele teabele. Tavaloogikat kasutades tundub, et kogu selles asjas midagi ei klapi. Kas see mulle on õige? Kuid jah. Siis kellel on selliste rõõmustavate uudiste levitamine kasulik? Palun, Andres. No jätkame, siin oli päris hulgem kohe küsimusi, nad olid pakitud kokku. Hakkame kõige lõpust pihta. Saate ise nüüd aru, mõelge ja mõistusega pakkige lahti. Eelmises saates oli, et Eurostati andmed lõppesid 2022. aastal ära, kui nõnda nimetatud sõda või erioperatsioon hakkas. Ja nad ei tea Euroopa enda kütuse mahutites, palju seda kütust on. Aga vaadake, kui täpselt nad oskavad Venemaal öelda. Nii et tehke järeldused, kas siin on nüüd midagi õigus sees, kas nii palju luurajad on sees või droonid lendavad seal Venemaa kohal, kogu aeg jälgivad neid kütusemahutid. Nii et siin on see niisugune ajakirjanduse väide on kuidagi ära, on ühtepidi, teine teistpidi. Siis lähme ettepoole küsimustega, siin oli, kas on Venemaal tekkimas kütusepuudus, selle kohta ütlen ka paar sõna kohe. Seda ei ole, ega seda ei tule, sellepärast maakera on selline universumi ainuväli, ta toodab seda kütust kogu aeg juurde, on siin saadetes ka räägitud. Juba ennem ja on tehnokraadi saadetes olnud, et maakera, kui on need kohad, kus on nagu gaas ja nafta ära lõppenud, on kaaned peale pandud ja tehakse lahti, nad on ääreni jälle triiki täis, et hakka jälle teda sealt välja pumpama. Ja kütusepuuduse tekitatakse selline nii, et on nõukaaja välja, ma olin Mõigu Kekis töötasin, siis oli sellised asjad, et oli vaja Venemaalt kütust saada, bensiinijaama ja naftat autodele, sillidele, siis põletati Männiku karjääris tohutul hulgal seda kütust, vanad pumbati tühjaks, muidu ei oleks uut peale saanud, sellepärast et kui tallal oli niimoodi, et seda kütust ei segatud millegiga, ei nende
banaanikoortega, nende kookoseõlide ja muuga, ta oli puhas kraam. Teda võis hoida siis ütleme 2 aastat niimoodi, siis ta hakkas settima, aga praegult kuna on need banaankoorid ja need värgid kõik sees, ta ei kannata 1 aastat ka välja. Et kui kellelgi on näiteks on muruniidukid või mingid saed sellised, siis vaadake, ärge ette ostke seda, võtke see 98, aga ta on ka sodiga juba pooleks, nii et oma mootorile haiget ei tee. No vot, ja see ongi ära, seal ei ole kütusekriisi mitte midagi näha. Ja kuna siin nagu jutt oli, et jõuavad jutuga sinna, et on ka Siberis juba kütusekriis seal ja nii edasi, mõelge, et see on see naljapriiki jõuame nendega asjadega, satiiri. Kui mul on seda kütust nii palju, on teda siis alati nagu vähe või. Ja vot nii nagu siin oli, Andres Raidist ka näed ütleb ilusti, et lääneriigid olevat ostnud. On ju eelmine saade oli meil ka ju, et nad ise ostavad ja teise numbri ja nimetuse all ja äri on äri. Ega äris ei ole riike, ma olen teile toonitanud, äris on firmad. Firma lastakse pankrotti, pannakse teine nimi. Nõukaajal oli kõige lihtsam, kui neid suured esselonid müüdi ära 63 näiteks seda kütusevagunit, mis kaalub 98 tonni. Leiti üks pomps, nõnda nimetatud, kes tööta on. Tema küsiti see pass, tehti passi koopia, tehti ühekordne leping, osteti see esselon ära, müüdi ära, läks laeva peale pärast, kui kapo ja miilits ja kõik, mis segamini olid. Need otsisid taga, leidsid selle pompsi ära, ta ütles, jah, eile oli mul hea tehing, 3 pudelit viina sain ja sain süüa ka juurde ja mida te veel tahate, mul on asi paigas. No ja siin on samasugune asi, et tahetakse lihtsalt välja pumbata kogu seda tegevust. Ja veel lisan nüüd juurde, ma nüüd eelmine nädal tulin ka Kreekas, siis mõelge selle asja peale, ostsin seal suveniire asju, seal on käibemaks, arve pealt vaatasin, oli 13% ja meil on 24%. Kas on vahe sees või ei ole? See on, mõelge ise. Nii et selle kohta ma ütlen, ei ole seal Venemaal kütusekriisi ja kes neid kütusemahutid või neid suuri naftabaase põletab, kas põletatakse ise või põletab keegi teine vastane, aga vanast kraamist, vanast jääkidest, mida ei ole võimalik osta, on vaja lahti saada. Ja kui on praegu selline lugu, siis on need vanad siibrid ja vanad tünnid ka võimalik ümber valada ja kui on olemas näiteks Hiina tööstus ja metallurg ja ta toob need tünnid ja tehakse kõik uuesti korda. Need tulevad, vaadake neid filme, kui palju sadamates neid on neid selliseid konteineritega tõstetakse peale ja sadamal ei mahu seal liikuma ja samamoodi toimub, see on sõda. Ja sõda on äritegevus. Nii et selline on vastus. Ja nüüd on paras aeg minna, siis näeme, mis toimub üldse Euroopas, maailmas, jälle energeetikas, nii et palun küsimused. Ja aitäh. Siinkohal siis küsimustega edasi, et kas Belgia peatab oma tuumajaamade likvideerimise ja tahab veel uusigi juurde teha? Kas Trump teeb selle tuuleenergia hullusele lõpu ja võtab riigi julgeoleku esiplaanile? Palun, Andres. Nii, lähme siis küsimustele vastuste juurde ja mis me siin ikka pikalt paneme, oma silma on kuningas, paneme pildi ja juttu ära ja hakkame koos vaatama seda asja. Nii, näete, siin ilusti oli meil küsimus ka olemas, selline, et kas Belgia peatab oma tuumajaamade likvideerimise ja tahab veel uusi juurde ehitada või mis ta siin on, siis näete, ma panin meelega siia vaikselt väikse jaamade
ära, et Belgia peatab tuumajaamade järk-järgulise sulgemise ja soovib kõik reaktorid alles hoida. Vaadake, nii ta ei tee nii nagu Saksamaa. Saksamaal on ka praegu, kui nad tahaksid, ma hoiaksin pöialt, seal on 5 reaktorit on võimalik veel käima tõmmata. Nad seisavad, et enne kui neid torne ja muid ära ei lõhutaks, saaksid nad selle energia paika. Ja näete, pilt on olemas ja hakkame siis võtma. Nii, ja näete, palun, võtame asja kokku ja saame asjale pihta. Belgia, näete, lõpetab tuumaenergia järk-järgulise sulgemise. Peaminister Bart De Wever. Valitsus on teinud täieliku kannapöörde. Olete eelmistest saadetest vaadanud ju, kuidas Trump tegeleb ja siis mõelge poliitikaga peale ja NATO kaua on siin Euroopas. Ja tekib olukord lihtsalt, nagu öeldakse, mitte keegi ei pea kedagi aitama, vaid igaüks peab ise isiklikult tualetti minema. Praegu kantakse mõnda tualetti või kuidas see värk käib, aga sööma peab ka ise, nagu öeldakse, kui ei taha, kõht valutab, sisse toppida ei tohi. Ja näete siin ise, ma tõin lihtsalt sellise inimliku loodusliku näite, sest loodus on ikkagi meist üle ja soovitan vaadata neid universumi ainuväljasaateid edasi ja saamegi teada. Ja peatanud riigi tuumaelektrijaamade demonteerimise viivitamatult. Näete, kõik seisab. Enam ei lõhuta, ei tassita laiali. Meil tassiti kõik tehased, punased rätid ja kaablitehased, tassiti kõik metalli müüki, aga näete, nemad mõtlesid, et hakkame omale elektrit tootma, Belgia. Nii et 3 riiki on, ühes eespool saates ka ju rääkisime, kes need olid, eks uurige. Arutelu all on isegi uute tuumaelektrijaamade rajamine. Samal ajal, kui Saksamaal lammutatakse täiesti töökorras ja tipptasemel jahutustorne puhtpoliitilistel põhjustel, tõmbab meie lääne naaber hädapidurit. Eesmärk: Belgia soovib riigi energiajulgeoleku tagamiseks natsionaliseerida kõik 7 oma tuumareaktorit. Näete, ta riik paneb nüüd õla alla, et võtab riigi omandisse ajutiselt. Nii nagu tehti ka nõukaajal, et võeti riigi omandis olid tehased, aga pikalt ei tohi hoida. Vaadake, meil on see Eesti Energia on jõle pikalt nagu riigi omandis olnud, siis ta paneb ainult omale nimesid ühtepidi, teistpidi igasugused Enervitud ja mis siin tulevad ja Greenid ja aga kui oleks vaja asjaga tõsiselt tegeleda, siis peab ta lõpuks ikkagi firma tegutsema hakkama. Ja tuumareaktoritest nii palju veel, et vaadake, vahemärkusega oli ka uudis hiljuti, et Eesti Riigikogu hakkab nüüd otsustama meil tuumaenergeetika üle. Aga soovitan teil mõtiskleda, ma olen mitu korda ja olen artiklid elektrialasse ajakirja ka teinud siin aastaid. Meil ei ole elektriohutusseadus. Ja võite isegi AI käest küsida, millises, kui paljudes riikides on selline seadus, nagu meil on olemas, seadmeohutuse seadus. Küsige AI käest, siis saate teada, mitmel riigil on seadmed, sest seade on ju tolmuimeja ja kui seadmeohutusseadus on ka, siis tuumaelektrijaama on ka seade, nii et nad on võrdsed. Ja mõelge, kui hakatakse nüüd arutama tuumajaama ehitamist ja meil elektriohutusseadust ei ole, kas see läheb läbi? Nad saate aru, ma olen tehnokraat, vana koolimees ja ma ei saa lihtsalt aru, et seadmeohutuse seadus on üle kõige. Kuigi elekter tapab ja nurgas seisev tolmuimeja vist ei tee midagi inimesele. Aga võib-olla teeb. Selle eesmärgil näete,
läheme edasi siin jutuga, sel eesmärgil peab valitsus praegu läbirääkimisi ainult Prantsuse energiagigandi Enedžiga. Allkirjastatud kavatsuskiri on juba olemas. See plaan on monumentaalne. Vaadake, monumentaalne kohe laks ja valmis. Belgia riik kavatseb üle võtta kogu Tueli ja Tigani tuumaelektrijaamade pargi, sealhulgas personali, tütarettevõtted ja pikaajalised kohustused. Need läbirääkimised on, näete, ta tahab Enedžit appi saada, prantslasi tublisid poisse, need on praegu Euroopas tipud tuumaenergeetikas ja nendega, et nad aitaksid püsti hoida ja püsti panna. Näete, isegi on. Ja kohustused kõik võtaks üle. Ja ajalooline tehing peaks lõpule jõudma, näete, 2026. aasta oktoobriks. Asjad liiguvad monumentaalselt, nagu siin kirjutab, töötab. Ja X-platvormil kõneledes selgitas peaminister De Wever, et eesmärk on turvaline, taskukohane ja säästev energia. Vaadake, see De Wever, nagu loete all, räägib meie ministri, energeetika, kliimaministri sõnadega turvaline, taskukohane, säästev energia. Meil on see kõik olemas juba või ei ole, ma ei oska nüüd öelda, läksin sassi võib-olla. Aga lähme järgmise slaidi juurde edasi. Nii. Ja selle otsuse kõige tähelepanu-väärsem osa puudutab ehk juba hukule määratud reaktoreid. Vaadake, siin kõrval, kui tuletan teile meelde, on ju meil riik Soome, Loviisa 1, Loviisa 2. Nemad läksid käima 1977, 78, eelmine aasta 1977 ja nad said veel 30 aastat. Nüüd selle eelmine aasta oli vist see või oli üle-eelmine aasta said veel töötamisluba, nii et liitke ja lahutage. Nad on vanurid küll, aga peavad vastu, aga meil kui öeldakse, et näete, see põlevkivi energeetika ja põlevkivi on nii rämpskraam, et sellega ei tasu üldse tegeleda, siis mina vaidleks vastu, sest igasugust ahju annab uuesti teha, teda ei pea lappima, kui teil on näiteks ka kodus mingisugune ahi, saunaahi või midagi. Vaadake, kui saunaahjule tulevad liiga palju auke, siis on mõttekas uus ahi võtta. Ja kui joonised on olemas, siis isegi lihtne külasepp või külakeevite keevitas teile ka ahju valmis. Ja kui see katel on suur, ma arvan, et mõni Hiina firma või Saksa firma, kui annad joonised kätte tehnokraatidele ja kes on koolis oskavad matemaatikat, nad keevitavad ja teevad selle valmis. Aga kui viskad minema ja ütled, et poliitiliselt sooja õhku loobime suust välja ja piisab meile sellest soojusest küll, siis ei ole midagi teha, kui me oleme sellega nõus. Nii, ja näete, siin ütlebki ära, see mõjutab eriti Tigane ühte reaktorit, mille südamiku juhtimissüsteem pidi peagi hävima. Näete, juba juhtimissüsteemi taheti ära lõhkuda Tigane esimesest reaktorist, aga jäeti pooleli. Sellega lõpetab Belgia üle 20 aasta kestnud draama. Juba 2003. aastal otsustas riik vasakpoolsete mõjul tuumaenergiast järk-järgult loobuda. Geopoliitilised arengud, sõda Ukrainas, Iraani, Iraagis sõda viisid aga meelemuutustele. Vaadake, kainestab natuke nüüd. Et iga päev ei tasu ikka viina visata, vahepeal peab ka kaineks saama. Aga näed, 20 aastat ja on Euroopa seda libistanud, seda rohepööret.
või nõukaajal olid need solkveinid Aktammi või parem, kõige hullem oli Sontsedar, see oli punane, kui jõid, siis oksendasid ja plangu pihta, siis see oli värvi asemel, see värv ei tulnud maha ka. See oli sellised õudsed joogid ainult. Ja ka näete, kui kõvad poisid sellel ajal elasid. Ma panin ka seda kraami, aga ikka ei tahtnud. Eelmisel aastal mattis parlament tuumaenergia järk-järgulise sulgemise sisuliselt maha. Nüüd tuleb suur samm edasi. Alles jäänud aktiivsete reaktorite toel 4 ja Tigane 3 tegevuslubasid oli juba pikendatud aastani 2035. Loomulikult seisab riik silmitsi tohutute väljakutsetega. Pärast aastaid kestnud poliitilist hooletusse jätmist tuumaenergia suhtes pole taaskäivitamine lihtne ülesanne. Tigane 2 ja toel S mis avastati 2012. aastal niinimetatud mikropraod ning Tigane 1 oli enne kavandatud sulgemist 2025. aastal ka intsidente. 5 juba dekomisjoneeritud reaktori tõeline taaskäivitamine nõuab põhjalikke ohutuskontrolle ja miljoneid maksvaid uuendusi. Näete, need praod tuleb üles leida, kinni panna ja edasi minna. Ja mis on, nad tunnistavad, et see 20 aastaga on ka teadmiste kogused ära varnud, aga ma ei ole kuulnud, et nende ülikoolid, nagu siin Eesti ülikool otsiks elektriku või tuumaenergeetiku taustaga õpilasi taga või ära, sest nad on, näete siin eespool oli Prantsuse Energy firmaga teevad lepingu, et see mees õpetab, see firma õpetab välja, mitte ei hakata otsima neid, nagu meil siin aasta lõpus oli. Selline ERR-i uudis võite vaadata, et otsitakse 4 aastat veel elektriku taustaga tudengeid. Nii, lähme siis edasi. Väike vahemärkus ka, et me oleme ikka eeskujulikud, seda ei tohi me ära unustada. Nii, ja nüüd, mis siis ütleb, näete? Nagu ma ütlesin, ka personal on murekohaks. Riik peab nüüd üle võtma Energy kõrgelt kvalifitseeritud tuumainsenerid või värbama uusi spetsialiste kogu maailmast. Vaadake, nemad lähevad teist teed mööda, nad hakkavad värbama üle maailma, aga meie otsime tänavatelt neid tudengeid taga vist, Tehnikaülikool. Siin peaks appi minema. Sama kehtib ka kulude kohta. Andra, Belgia föderaalne radioaktiivsete jäätmete amet hindab tuumajäätmete nende kõrvaldamise koormust umbes 15 miljardile eurole. See on hind, mida Belgia on valmis maksma, et vältida täielikku energiasõltuvust nagu teised Euroopa riigid. Ja Belgia mõtleb veelgi suuremat. Vaadake, me ei oska, aga Belgia käest võiks võtta ära ka mõistust ja tarkust. See mõtlemine, kui suurelt on, siis see on ikka kõva asi. Ja energeetikaminister Mathieu Peter teatas, et pärast inventuuri kaalutakse kõiki võimalusi. Päevakorras pole mitte ainult vanade jaamade taaskäivitamine, massiivsed laiendused ja täiesti uued tuumaelektrijaamad on Brüsselis taas kuumad teemad. Pigheti teadaanne kõlab nagu äratuskell ülejäänud Euroopale. See on meie jaoks oluline samm oma energiapoliitika sõltumatuks muutmiseks ja energiasektori ümberkujundamiseks. Seega keskendub Belgia stabiilsele baaskoormusele, suutlikule energiavarustusele, mitte aga nagu Saksamaa ettearvamatule ja kõikuvale tuule- ja päikeseelektrijaamade energiale. Vaadake, kuna me oleme väga kaua olnud Eesti, ma räägin Eestist, oleme Saksamaa moodi olnud, siin on olnud sakslased, siis me tahame igal juhul olla sakslaste moodi.
ja Belgia poisid kõndigu kus tahavad või kuidas teie arvate, või peaks Belgia moodi hakkama mõtlema ja Saksamaa saatma mõneks ajaks kõndima kuhugile. Nii, ja saime siis selle esimese küsimusega vist hakkama. Teine küsimus, kas Trump teeb selle tuuleenergia hullusele lõppu ja võtab riigi julgeoleku esiplaanile? Küsimus oli. Vaadake, kui palju on nüüd Saksamaal neid tuulikuid või kuidas see pilt ütleb. Trump teeb lõppu, riigi julgeolek on esikohal. Mõelge nüüd mõnda aega tagasi, kui meil siin ka mõni tuulik tuli üles seal, ütleme, Harri Raudvere ja Energy seal, mõned üksikud seal Kohtla-Järve kandis ja Püssi või seal Kiviõli kandis, siis oli põhiline asi oligi julgeolek, et radarid segab need madalad, aga nüüd järsku pandi need pakkidega igale poole kõrgemad üles ja need ei sega radari või julgeolekut, riigi julgeolekut. Mõelge, kuidas midagi on segamini või ei ole, kuidas ise mõtlete selle kohta, vaadake. Pilt on siin olemas, näete, siin on tuulik on siin ees ja mis see teine on, teine muna on, see on ju radar. Ja radar, näed, kui rullib seal ees, siis ta ei näe midagi või näeb, mis te arvate? See pilt on päris selline hea, et muidu pannakse sellised munakad radarid kõrgemale mäe otsa ja allpool siis tiirlevad ta ei tee välja, aga praegu ta segab ju otse praegu. Aga lähme siis edasi, kui te näete seda isegi. Nii, ja nüüd lihtsalt näete, et Donald Trumpi juhitud USA valitsus takistab tuuleparkide kontrollimatut laienemist. USA kaitseministeerium on peatanud enam kui 160 hiiglasliku maismaa tuulepargi projekti. Vaadake, 160 on seisma löödud, kõik valmis, need segavad julgeolekut, sellepärast seal on võib-olla, kui see asi siin nüüd lõpeb, siis võib-olla on sinnapoole sõda minemas või kuidas see värk on. Põhjuseks toodi, et tuuleenergia hullus ohustab riigi julgeolekut. Samal ajal kui Saksamaal raiutakse uute tuuleparkide rajamiseks mõnikord sajandeid vanu metsi, seab Washington esikohal oma riigi kaitsmise, nagu Financial Times rohelise lobiorganisatsiooni American Clean Power Association andmetel teatab, et on Pentagon keeldunud andmast lube enam kui 160 projektile. Projekti arendajatele saadetud kirjast teatas Pentagon selgelt, et vaatab läbi nende ulaslükki ehitusprojektide mõju riigikaitsevõimele. Näedake, ei ole 1-2 projekti, aga ikka 160 ja nii edasi. Hiiglaslikud tuulepargid segavad sõjaväe radarsüsteeme. Vaadake, kas siin ka oli selline asi mõned aastad tagasi, oli nii suured tegemised, et ei saa ja on, aga nüüd enam ei sega need radarid siin, et las aga lendavad droonid ühelt poolt, teiselt poolt ja tuulikud need on, aga võib-olla on olukord hoopis selline, nagu tehnokraat ära, et kui on nüüd tihedalt neid tuulikuid, siis need liiguvad nii ruttu, et droonid ei suuda sealt läbi lennata, siis labad löövad droone puruks, kui neid hakkab tulema igalt poolt. Või kuidas see on, mina ei oska seda öelda, sellepärast radar ja süsteemi nad ei sega, meie siin tihedalt pandud need tuulikud. Võib-olla ongi see nüüd uus tehnoloogia ja kuna ma ei ole nüüd tükk aega jälginud seda tehnoloogiat ja ma ka juba pensionäri eas, siis võib-olla on uued süsteemid niimoodi ära, et need tiibikutega kaitstaksegi riiki, sest droonisõda on ainukene
nii, ja siis, et neid droone kuidagi kaitsta, siis peavad kasutama juba suuri rakette, tiivrakette, et neid tuulikuid puruks lasta või kuidas see värk on, ma olen sassis. Ja näete, seni toimis süsteem nii, et tuuleparkide arendajad lihtsalt maksid sõjaväele radarisüsteemide moderniseerimise eest, kuid need moderniseerimised pole täiuslikud. Ja vaatamata neile on tuuleenergia laiendamine riigikaitse seisukohast riskantne risk. Näete, modernida võid küll, aga kui ikka tuulikud on, et kuidagi tagurpidi mõtlevad, mida tihedamalt panna ja võib-olla see ei ole siis üldse vaja moderniseerida. Need labad lõhuvad kohe neid ühesõnaga, neid väikseid droone tulevad. Kliimahüsteeriast kasu lõikavate jaoks purunesid unistused miljonitest toetustest. Mõnel juhul viimasel sekundil 35 neist suurprojektidest olid napilt lõpliku aja allkirjata. See ehituspeatus hõlmab projekte, mille koguvõimsus on 30 gigavatti. Kuigi selliste maismaa tuuleparkide tootlikkus on tavaliselt üle 20–35% nende nimivõimsuses. Paljud piirkonnad Ameerika Ühendriikides on tuulisemad. Näete, seal nüüd tahti üles panna, kus tuult üldse ei ole. See on küll ohtlik, sellepärast kui tiivikud ei liigu, siis droonid tulevad hooga läbi. Aga kui nad käima lähevad korralikult, siis droonidel on ikka piinsalt läbi pressida. Näete, selle põhjuseks on asjaolu, et tuult pole alati piisavalt ja mõnikord pole seda üldse. No, vaadake, kui hästi nad seal proovisid teha. Paneme aga nii, et laastud lendavad, raha tuleb kilplaste moodi, aga need Trump ei ole kilplane. Nii, ja ACP tuuleenergia lobirühma väide, et need projektid varustaksid 15 miljonit leibkonda, on samuti ränk liialdus. Isegi kui nad saavutaksid 35% võimsuse rakendusastmest, toodaksid nad aastas umbes 92 teravatt-tundi elektrit. Sellest piisaks umbes 8,8 miljoni USA keskmise leibkonna energiaga varustamiseks. See on optimaalsetest tingimustest, mis on ebareaalne. Näete, sellest piisab, palju Ameerikas inimesi on? On vist üle 8 miljoni natuke võib-olla või kuidas see on? Näevad, siin ütleb. Juba eelmise aasta lõpus peatas valitsus 5 üle gabariidilise avamere tuulepargi projekti. Need 5 tuuleparki läks kinni, nüüd 170 või see, mis seal oli, 160 tuuleparki maa pealt kinni. See on ikka näitab, et liigutamine toimub. Ehituse ulatuslike ohutusprobleemide tõttu. Kuigi vasakpoolsed USA osariigid ja korporatsioonid esitasid selle vastu kohtuasju, on Washingtoni poliitiline tahe selgem kui kunagi varem. Hiljuti kulutas USA valitsus isegi vapustava miljardi $, et osta energiaettevõtteid käimasolevatest avamere tuulepargi projektidest välja. Näete, see proovis ka see teine vanamees, vanakene, kes seal oli, sellele pandi paber ette, ega ta ise ei kirjutanud, räägiti ka, et tal seda AI tegi ta allkirja seal kolinaga valmis. Nii, ja vaatame siis selle esimese osa lõppu ka, mis siis Trumpi poiss räägib siin veel korra, et Trumpi administratsioon teeb oma prioriteedid selgeks. Võtaks Trumpilt natukene eeskuju, nii et mõelge inimesed, kui te tahate kedagi valida, siis e-valimistega ei tasu, aga proovige Trumpi moodi võtta, näete siin, siis me talvel ei külmetaks. Riiklik julgeolek on meil oluline, ma ei tea. Meil on särgi peal, tuleb ainult mõni mees, tuleb minister, tal on peale, et kaitsetahe on kirjutatud, aga julgeolekust ta võiks kirjutada, et riiklik julgeolek on tema isiklikult. No siis ma saan aru.
ja riigi energiajulgeolek, need eraldi veel. Tuuleturbiinide katkendlik elekter, mis koormab võrku äärmiselt, häirib sõjaväeradari-jaamu. Tapab lugematul hulgal nahkhiiri ja linde ning mõjutab negatiivselt taimestikku, loomastikku ja inimesi infraheli kaudu. Ei kuulu kindlasti nende hulka. Kuid see ei takista projekti arendajatel seda otsustust kohtuasjade esitamiseks vaidlustamaks. Nende lootus lasub kaastundlike vasakpoolsetel kohtunikel, kes langetavad otsuse tuuleenergia logigrupi kasuks. Nii, ja nüüd oleme siis suurele pildile jälle ja said ka midagi teada, et mis sa arvad selle kohta, ma pakkusin variandi välja, kui mida rohkem neid tuulikuid on ja kiiremini peavad nad liikuma, siis droonid ei tule läbi ju sealt valelt poolelt, kui lendavad. Ja aitäh sulle, Andres. Väga hea oli sind kuulata ja mul tekkisid mõtted selles osas, no kui nüüd teist osa silmas pidada, siis väga hea saate tegi Viru Meedia 10. juuni 2026 Mats teeb pauk uutmoodi. Ja seal nii-öelda Mats, no see Mats, kes seal räägib, see ei ole ta küll ta päris nimi, ta on anonüümne, aga tundub, et ta on juriidilise taustaga inimene, tundub olevat. Ja teadustaustaga, siis seal tuleb kenasti välja see, et need tuulepargid, mis on planeeritud Eesti territooriumile, on üldse, nad ei tohikski üldse asuda Eesti territooriumil, kuna meie pinnas ei võimalda neid tuuleturbiine panna, kuna need tuuleturbiinid toimivad nagu mutipeletajad, kes on aedades toppinud, lüüakse vai maa sisse, seal otsas on propeller ja siis niimoodi hakkab vibreerima. Ja kuna meil on see hall savikiht on domineeriv üle Eesti, siis tänu sellele maapind, sellele vibratsioonile ja see savi läheb nagu vedelaks ja siis sealt hakkavad settima põhjavette igasugused, no ta keerab meie pinnase segamini oma vibratsiooniga ja tänu sellele keerab ka segamini meie põhjavee. Ja aga seda ei ole uuritud, kogu aeg räägitakse meile infrahelist, linnud, loomad, aga see, et see vibratsioon ka maale ja põhjavette mõjub nii drastiliselt ja võib rikkuda täielikult meie põhjavee. Seda ei uuri keegi, sellest ei räägi keegi mitte midagi ja selles saates toodi väga ilusti välja, soovitan kõigil kuulata, väga pikk kuulamine, ütleme üle 4 tunni, aga ta on väga sisukas ja väga detailide rohke ja seal Mats toob nii-öelda välja väga detailselt ja faktipõhiselt kõik need seadusandlused ja kõik asjad, et soovitan kuulata. Aga siinkohal, kui minna esimese osa juurde, mida sa rääkisid, siis kui me, Andres, sinuga alustasime, siis me ju rääkisime saadetes seda, et kuidas Saksamaa tahab sulgeda need ja need ja need jaamad ja sina ju veel ütlesid seda, et ära muretse, et küll nad hakkavad neid uuesti käivitama. Ja näed, nüüd me oleme nagu ettekuulutajad siin oma saatega, et nüüd nad ju tegelikult käivitavadki neid tuumajaamasi. Et kallid kuulajad ja vaatajad, vaadake Tehnokraati ja olete nii-öelda ajast ees kõvasti. Aga siinkohal lähme oma küsimustega edasi. Kas Poola president soovib referendumit EL-i kliimahulluse vastu? Kas nüüd on tekkinud nafta rafineerimistehase põud? Palun, Andres. Nii, jätkame siis heade küsimustega, nagu siinpool eespool oli ka juttu, et Venemaa pommitatakse ja rafineerimistehased ja paagid ja kõik on külili. Vaatame, mida arvavad nüüd Euroopa mehed ise
mitte sedasi, mis meie oma kirjutab, et meil on siin kõik asjad tipp-topp ja Venemaa on juba küliliselt oma ammust aega mõnes saates ka mõni mees räägib, et on juba see Putin on väga haige ja käib ja siis kõrgendatud kingadega ja nii edasi, et ammu on majandus kummuli. Vaatame, mida arvuvad siis edasi. Teeme kohe lahti siis slaidid. Nii, ja näete nüüd siin ilusti pilt on olemas. Poola president soovib referendumit Euroopa kliimahulluse vastu. Olete midagi sellest kuulnud võib-olla? Arvan, et ei ole, sest kui hakkaks siin see laialt massimeedia rääkima, ega siis neid igasuguseid akupankasid nii lihtsalt ei avataks ja üks nüüd varsti jälle öeldakse, sügisel võib-olla saab vaba lahti tehakse, aga näete, siin soovitakse referendumit, et rahvas ütleks Poolas, kas ta tahab seda juhuelektrit või ei taha. Võtame läbi, see võiks ka siin olla õpetuseks. Näete, see on tuumajaam, kaks korstend jahutustorni on või võendab muu 2 reaktorit on ka nagu näha, mida ta jahutab kahene jaam. Nii et vaatame, mis siin on siis. Euroopa rohelise kokkuleppe kliimadiktaati põhjustavad majandusprobleeme ja inflatsioonimäärade tõusu kogu Euroopas. No meil ka vist tõuseb midagi või ei tea. Poola president Karol Nawrocki soovib nüüd korraldada referendumi Euroopa Liidu hävitava kliimapoliitika ja heitkogustega kauplemise süsteemi kohta. Nagu arvata võis, on riigi vasakpoolsed nördinud konservatiivse riigipea poliitilise ettevaatlikkuse üle. Euroopa Liidus on endiselt mõistlikke juhtivaid poliitikuid, vaadake, seal on olemas ikka veel, kes on Brüsselis katastroofilise kliimapoliitika vastu. Üks neist on Poola president Karol Nawrocki. Eelmisest aastast ametis olnud konservatiivne riigipea lubas oma valimiskampaania ajal kaitsta kodumaist tööstust ja suurendada elanikkonna ostujõud. Nüüd astus ta otsustavaid samme ja on algatanud üleriigilise referendumi. Vaadake, kui tubli seal nende president tegi ettepaneku lahti. Meil on ka presidendid olemas või ei ole, ta võiks ka sellise ettepaneku või midagi teha, aga kus sa sellega võib-olla ei ole nagu mõtet üldse kedagi võtta ligi ja suu lahti teha õigel ajal võib-olla või midagi sellist. Läheme siis edasi. Näete, siin on nüüd olemas X-platvormil tegi ta ühemõtteliselt selgeks, kes on praeguses majanduskriisis süüdi. Näete, kui on faktid nalitso, nagu öeldakse eesti keeles, siis näete, mis siin tuli välja. Süüdlased. Esimene on kliimapakt ehk roheline kokkulepe ja teine on süsihappegaasi et CO2 heitkogustega kauplemise süsteem ETS, 2 asja. Nawrocki hukkamõistev otsus, roheline kokkulepe ja ETS tähendavad kõrgemaid energiahindu, meie majanduse konkurentsivõime langust ja põllumajandusliku tootmise kokkuvarisemist. Näed, lihtne mustalt paksult on kirjas, mida ta ütles. Viskaks need mõlemad ära, tuleks kõik seal Brüsselis kokku, et kuulge, paneme selle kliimapaktile. Prügikast on siin olemas. Põlma ja võtame see kauplemise süsteem ka, kudame see CO2 on, et hakkaks hapnikuga kauplema või kaupleks, ma ei tea, mingi muu asjaga, kui ärimehed on, aga näete, see süsihappegaas on niisugune imelik, et teda niivõrd vähe on selles õhus, mis meil siin ümber on, siis teda on hea
nagu hinnata, sest ta on, teate ikka, mida on vähe võtta, siis see maksab rohkem alati. Kulda ei ole ka igal pool nagu maa seest võtta, sellepärast on kulla grammi hind rohkem, aga lähed võtad prügikastis plasttopsiku või pudeli, seda saad küll, neid on rohkem. Või mis teie arvate, ma siin pakkusin jälle oma selliseid uitmõtteid, et te saaksite ka mõtetega pihta oma alateadvust avada. Muidu üks sama jura tuleb, et mis see ETS on ja mis see roheline kliimapakt on ja nii edasi. Ja ka näete, teine mees ütleb, presidendiks sai hiljuti, et ma ütlen tubli poiss. Need on sõnad, mis kõnetavad tõenäoliselt sügavalt miljoneid töökaid kodanikke. Küsimus, mille president kavatseb rahvale esitada, on keeruline. Poolakad peavad otse hääletama, kas nad soovivad jätkata kliimapoliitika toetamist, mis on viinud kodanike elukalliduse, energiahindade ning ettevõtluse ja põllumajandustegevuse kulude tõusuni. Vaadake, poolakas räägib, ma tulen jälle vahepeal ära, me sööme neid Poola õunu ja Poola kartulit, aga need poolakas ise ütleb, et see on nagu kallivõitu käes või ajavad nad segamini siin. See on aus küsimus, kuid see tekitab vasakpoolsetes erakondades tohutult pahameelt. Näete, pahameel on ikka sellel ära, sest mille poolest hakkas see kogu rohepööre tulema. Mõelge natukene, ma tuletan meelde, mina söön liha, ma olen segatoiduline, aga rohepööre tuleb nendest taimetoidu tegelinskitest, kes nimetavad seda rohekotletti, mingisugust murukotletti, nimetavad kotletiks, et nagu ta oleks liha, ja sealt hakkas arenema see üleüldine hullus, et me loomad ja nagu meil oli see sigade revolutsioon, vaja need sead maha lüüa ilma kontrollimata ja nii edasi. Minu meelest seda võiks nagu nimetada terrorirünnakuks või nagu kuidas see värk on, kui ilma põhjuseta teise ära tapad või ära. Ta on ju loomaliigis, me oleme ka imetaja loomaliigis ja siga on samuti. Ja paljud on ka seda kuulnud, et isegi sea süda sobib inimesele ja nii, et me tapsime nagu iseennast siin Eestis ja räägime kusagil, et me kardame kedagi Ukrainast tulemas või kusagil teises kohas. No see oli väike selline tehnokraatlik kõrvalepõige loodusesse. Ja näete, siin ütlebki, et kulud põllumajandustegevus ja see on aus küsimus. Need ta siin tõlgitakse ära, et see on aus küsimus ja ausalt paluks küsida ja teine oleks hea, kui ausalt saaks vastata. Aga ausat vastust ma võin teile öelda, ei tule õieti kellegilt, sest kuhu jääb see vahendus, see kelmus ja see julmus ja kõik selline ahnus ja see peidab kuhugil ära. Nii et lähme edasi. Ja näete, mis edasi läheb, siin ilusti ütleb senati asemarssal Magdalena Biet, vasakpartei kritiseeris ettepanekut. See ettepanek jõuab sinna, kuhu see kuulub. Prügikasti. Saite teada. Aga arvestage inimesed, poliitikud siin. Küll Poolas on ka võib-olla neid pesapallikurikaid müügil ja nimed jäävad ikka nendele meelde, kes niimoodi raudselt ütleb ja kui kellelgi perekonnas laps või midagi sureb või midagi ja midagi saab ära ja enam sellel inimesel ei ole midagi kaotada. Arvestage, tal on taskud tühjad, tal on kõik tühi. On ainult jääb ainukene rõõm jääb talle ainult tasumise rõõm sellele, mida enamus räägib, et see on mingi kättemaks, aga tema tasub selle võla lihtsalt kurikaga kellelegi ära ja näete, siin on nimed olemas. Ja mõelge, meil on ka neid nimesid olemas, mõelge natukene, järsku
võib juhtuda selline, see on see jama, see ei ole minu välja mõeldud, ma võin teda öelda, see on loodusseadus lihtsalt. Kui ei ole midagi, siis seal ikkagi midagi on. Olete kuulnud sellist ära? Nii, ja näete prügikasti, selle asemel väitis ta reaalsuses täiesti irvitades, vaadake, see sobib ka juurde, et hindu ei ajanud üles mitte hullumeelne Euroopa Liidu poliitika, vaid pigem söö ja nafta sõltuvus. Tema partei kaaslane Anna-Maria Žukovska nimetas presidendi algatust koheselt absurdseks. Need vaadake, need Annakene on siin kirjas ja Magdalena, need on poolakastel kohe meeles. Need lähevad AI või Google'isse igale poole, lähevad kirja ja kui vaadake, kui mingisugused jamad tulevad laiali kätte ja hakkab pihta sellised pahandused, kurikavärgid, siis saab väga lihtsalt kasutada AI-d, mida see ütles ja AI ütleb nimed välja ja loeb mitmed punktid ette. Ja AI loeb veel ka punkte juurde, mida ei ole sa ütelnud. Mõtelge seda, mis toimuma võib hakata. Nii, ja teine küsimus, mis siin oli meil juures oli, lähme järgmise küsimuse juurde. Kas nüüd on tekkinud siis nafta rafineerimistehaste põud? Vaadake, see pilt kogu aeg meile näidatakse neid pilte hommikust õhtuni ja muidu kogu aeg, et naftatehased põlevad, suured tünnid, näete, siin on põlevad jutti. Ne põlevad seest tühjaks ja ongi tehtud sellel ajal sealt tehasest midagi ei tule, nii kaua kui puhas. Aga näete, siin taga veel tünni on, ega kõik siis ei põle. Nii, lähme siis edasi. Näed, Ukraina ja Pärsia lahe kriisid ei avalda survet mitte ainult ülemaailmsele toornafta pakkumisele. Suurem probleem on rafineerimisvõimsus ning diislikütuse ja petrooleumi pakkumine. Varud kahanevad liiga kiiresti. Näete, kiiresti lähevad ära, otsa saab rahvale. Aga see rafineerimistehase juures ja pumpadega, seda on seal kõrini maas ja põleb ja vaja koristada. Ja näete, pärast 1970 aastate nafta hinna šokke hakkas enamik riike toornafta varusid koguma, kuid ilma piisava rafineerimisvõimsuseta. Näete, korjad naftatünni ja ta settib ju, nagu ütlesin. On nende varude kasutus piiratud. Majandus vajab piisavat diislikütust, kütteõli, bensiini ja petrooleumi. Leiba ei küpsetata nisuteradest või nendest valmistatud jahust. See räägib ära nafta rafineerimist pärgis. Ja kui veksleid pole, ei saa ka pagaritöö. Kui veskeid pole, piisavalt ei saa ka pagaritöökojad elanikkonna jaoks piisavalt leiva küpsetada. Tegelik läbilaskevõime on viimasel ajal olnud vaid umbes 82-84 miljonit barrelit päevas. Eriti problemaatiline aspekt on kahanev reservvõimsus. Varem oli piirkondlikke katkestusi suhteliselt lihtne kompenseerida. Kui ühel oli, siis teisel oli võtta ja helistas ära, et sobib. Varem oli. Tänapäeval piisab turgude segaduse ajamiseks sageli ühest suurest intsidendist. Sellepärast ahnus on nii kõrgeks läinud, sest ütleme niimoodi, sõber sõpra tavaliselt ei tunne. Ja vot sealt tulebki see lugu. Et tuleb see julmus, teate küll, julmusel on kaks venda, üks on vendlus ja teine on õelus. Nii et kui vendlus ja õelus kokku saab, siis oled julmus on käes. Nii, ja alates 2020. aastast on kogu maailmas jäädavalt suletud umbes 3,5 miljonit barreli päevane rafineerimisvõimsus. Eriti Euroopa teeb energiapoliitika enesetapu. Arvukalt tehaseid on suletud kulupõhjustel.
regulatiivsete nõuete tõttu või osana dekarboniseerimise jõupingutust. Näed, tehased on olemas, too nafta kohale, aga ei saa. Tulemus on nüüd ühe selge. Euroopa muutub üha sõltuvamaks diislikütuse ja muude rafineerimistoodete impordist. Mandri endised energia suurriigid muutuvad järk-järgult anujateks ehk palujateks üha kahaneval globaalsel turul. Nii, sõda Ukrainas avaldas ülemaailmsele rafineerimistehase maastikule eriti dramaatilist mõju. Venemaal näete, Venemaa 17 suurt rajatist on ajutiselt suletud, näete ajutiselt, või sunnitud oma tootmist drastiliselt vähendama. Ta hoiab kinni ka, kui te tõesti ei taha seda kütust, palun väga, suvi on praegult olemas, suvel on teda hea pumbata, hea vedada, aga kui lahed ja meri hakkab jäässe minema ja torud hakkavad härmatisega võtma, ega siis see gaas ja nafta vanamasuud ka sealt lihtsamalt läbi ei voola, nii et kõik on teie enda tahtmine. Suvi on ikka nagu vanasti talupoja mõeld on, mis öeldi, rege raudtav suvel ja vankrit paranda talvel. Oli vist niiskene jutt, aga me oleme need kõik ammu ära unustanud. Me ikka proovime, kui vaja reega sõita mööda lund, siis hakkame seda parandama ja suvel, kui on vaja vankriga sõita või rattaga, siis on see nurgas ja midagi ei ole teha. Ja näete, Venemaa rafineerimisvõimsus on kokku umbes 6,6 miljonit barrelit päevas, see on ülemaailmne turu jaoks tohutu tegur, nüüd sellest on ilm. Juba ainuüksi see oleks piisavalt plahvatusohtlik, kuid nüüd on segule lisandunud Iraani konflikt, mis paljastab veel ühe tundliku haavatuse. Iraanil endal on rafineerimisvõimsuse üle 2 miljoni barreli päevas. Näete, temalt ka ei saa enam seda õigemat bensiini, kuid veelgi olulisem on piirkonna strateegiline asukoht. Märkimisväärne osa maailma nafta ja kütuse kaubandusest läbib Hormuzi väina. Juba ainuüksi eskaleerumise oht on piisav, et muuta kindlustusandjad, laevandusettevõtted ja kauplejad närviliseks. Tankerite marsruudid pikenevad, transpordikulud tõusevad, tarnehäired on häirid. Ja olukord on eriti kriitiline diislikütuse puhul, näete, jätke see meelde, samal ajal kui Euroopa poliitikud demoniseerivad eraautode kasutamist, sõltub kogu majanduslik reaalsus endiselt diislikütusest, veoautod veavad kaupu, põllumajandustehnika tagab toidutootmise, ehitustehnika hoiab taristusprojekte töös, ja avariigeneraatorid sekkuvad elektrikatkestuse korral. Näete, need on kõik diisli peal. Olukorra muudab veelgi absurdsemaks paljude lääneriikide valitsuste paralleelne poliitiline maailm. Samal ajal kui rafineerimistehased suletakse ja varud muutuvad üha hapramaks, keskendub avalik debatt jätkuvalt CO2 sertifikaatide, sisepõlemismootorite keelustamisele, ideoloogilisele kliimaeesmärkidele. Mõnes Euroopa osas peetakse uute rafineerimistehaste ehitamist nüüdseks peaaegu moraalseks kuriteoks. Näete, sinna ei saa enam, ei tohi ehitada uute kohta, aga tuulikuid pane üles nii palju tahad. Samal ajal importitakse diislikütust Indiast või Lähis-Idast, sageli toodetud Venemaa toornaftast. Väidetav kliimakaitse lõpeb seega silmakirjalikkuse, henehävituse ja kasvava geopoliitilise sõltuse groteksse seguga. Nii. Ja saimegi siis suurele pildile. See saade tuleb päris pikk. Ees olid küsimused, aga lõpp on sinul nüüd, mis siit oli ka midagi. Ja ikka, selles osas mind panebki see
diiselkütuse puudus muretsema just põllumajanduse osas. Sisuliselt diislikütuse puuduse tõttu, mismoodi põllumehed siis oma põldu harida saavad ja noh, see läheb täielik kaos. Et lehmad ju ja noh, veised tahavad, no suvel ei ole hullu, lased nad karjamaa peale, aga noh, piimavedu ja kõik noh, see niimoodi kannatab, et lõpuks on põllumajanduse nuppis omadega. Just tänu sellele, et ei ole ju diislit, et saaks transportida, logistika puudub. Kõik heinad jäävad tegemata ja noh, hullumaja. Aga siinkohal oleme oma küsimustega jõudnud lõpusirgele, et aitäh, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega. Nägemist. Nägemist. kuni 21. juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19 kuni 21 juuni. Koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisin kõrvi. Kungla rahvas, ühine jõud.